No tervist, prooviks nüüd uuel aastal uue hooga. Heli kvaliteeti olen proovinud paremaks teha, et ostsin nüüd ühe mikrofoni. Et nüüd prooviks mikrofoniga filmida. Ja täna räägiks siis enda teisest autost, mis siin katki läks jõudude aeg. Et Volvoga olen nüüd siin sõitnud siin mõned päevad või nädal või rohkem isegi. Et mul teine auto on A6 C6 kerega. Et mul siin lume all see ei saa ustki lahti. Et sellel on arvatavasti käigukasti sisendvõll on puruks. Et ta küll sõidab, aga viskab kolmanda või neljanda käiguga viskab avariisse. Ja siis on arvatavasti ka ketid läbi. Et ma paneks korra ta käima nüüd. Vaataks, ta on siin pikalt seisnud, et mis häält ta teeb nüüd. Et kui juba tegemiseks läheb, siis ma võtan kõik korraga maha, et teeb mootoriga ära. Et seal mootoril vahekarteri vahelt lekib õli ka väheke. Et siis saab korraga tehtud. Et proovin siis GoProga ka seda mikrofoni. Et mul on vahejuhtme, et saan iga seadme külge panna vajadusel. Et ma teeks nüüd tuuri siin töökoja peal ka äkki. Et vaatame, mis mul siin käsil veel on. Et A6-l oli päris kole hääl seal mootoris. Et see parempoolne ketipinguti ei võta üldse õli sisse vist. Nii läbi omadega. Et mul on mingi 300 000 midagi ees. Et 180 peal on vist ketid vahetatud kunagi. Nii, aga vaatame, mis siin töökojas veel plaanis. Tõstuki peal on mul üks ka C6. Sellel on generaatori rihm läks puruks. Et siin on rihmaseib on katki ja generaatori enda see sidur on kinni, otsasidur. Et lähevad kõik vahetusse. Nii, ja siin kõrvalruumis on mul VR-i mootor ikkagi pukisel. Sellele ma sain vahepeal klapiga brigaane 3.2 oma. Siin on Ford Focus. Et hetkel paigaldan seda lisaõli radikat. Et siia panin tõmmmutrid. Et puurisin augu siia stange tala sisse ja nagu needitangid ja on sellised, saab mutri panna siia külge ja siis keerasin selle radika siia tala külge, et ta on päris tummine värk. Et siia tuleb stange ette, siis siia lähevad AN otstega voolikud. Aga põhimõtteliselt sellised, aga need on mul endal mingi prooviks siin, et õigeid nurkasid teada saada. Ja ei ole hästi näha. Adapter on seal, et siit nad kuidagi hakkavad jooksma. Estfieldi lootan käigu hästi veel, et seda pole jõudnud veel. Ega siin muud ei olegi, et põhimõtteliselt läheb uuel aastal uue hooga edasi, et siin
tuleb tööd teha. Et Audist ma arvan, et tuleb mingi paar videot, et ma kõigepealt paneks seal ketivahetusest teeks video ja siis eraldi video teeksin sellest käigukasti remondist, et ma seda kuskil remonti ei vii, et ma proovin ise korda teha selle. Et see võll on ise seal 200–300 euro tuuris, et ma pean turbiini ka ära vahetama veel. Mul ongi olemas käigukasti õli ja filter, mida ma olen proovinud põhimõtteliselt ostes saadik siin tahtnud vahetada, aga mul aega olnud, aga nüüd on hea, et ei vahetanud, et saab nüüd ära teha need asjad kõik. Ja ketikomplekt on ka mul olemas juba. Et siin mingi selline FAI komplekt, et siin on kõik asjad sees olemas. Et ma enda autol proovin ära selle. Sellist komplekti 3.2 selle bensukale ma ei ole nagu kuskilt näinud, et on veel üks pakk siin sees, paki sees on pakk. Et ma ei ole küll näinud kuskil komplektis neid, et neid vaherattaid oleks. Et proovin selle komplekti ära nüüd. Siin on need ülemised pingutid. Neli ketti, see on alumine pinguti. Et ma siia videosse vist ei panegi rohkem midagi, et väike sissejuhatus mu sinna A6 remondile, et sealt edasi tuleb siis 2 videot sellest. Ja võib-olla vaatan seda Fordist räägin ka mingi video, et seal on veel asja, mida on vaja teha. Aga selles korraks hetkel on kõik siis.